Tere! Mina olen Tiina Tambau, Tallinna Ülikooli Eesti Demograafiakeskuse teadur ja haridusgerontoloog. Tervitan teid, kes te olete kogunenud üritusele nimega Näeme jälle. Inimesed, kellelt on võetud võime silmadega näha, tajuvad maailma oma ülejäänud meeltega. Nad kuulavad, kompavad, nuusutavad, näevad nii-öelda oma kuklaga. Nad panevad oma ülejäänud meeled paremini tööle. Ehk nad kompenseerivad puudusi. Kui meilt võeti ära tavapärane võimalus kohtuda teiste inimestega, kuidas me seda kompenseerisime? Igal inimesel on füüsiline tervis, vaimne tervis ja sotsiaalne tervis. Kõik need tervised on üksteisest sõltuvad ja võrdselt olulised. Kui füüsilisest tervisest tekib probleem, ei kahtle keegi, et tuleb ravima hakata. Vaimse tervise probleemidega me nii agarad ei ole, aga vähemalt teeb see meid murelikuks. Ma arvan, et me ei võta vaimse tervisega midagi ette pigem seetõttu, et ei oska midagi ette võtta. Ei taha tühjast kära teha ja loodame, et läheb iseenesest üle. Loen teile ühe lühikese loo raamatust Mummipapa ja Meri. Mamma lasi majaka otsas häiresignaali. Kõik jooksid majaka juurde kokku. Olge rahulikud, kuskil ei põle, aga teeme nüüd nii ruttu kui vähegi võimalik ühe väljasõidu. Väljasõidu, karjus papa, aga kuidas sa võisid? Hädaoht on ligi. Kui me jalamaid väljasõidule ei asu, lähevad asjad meie kõigiga sassi. Mummimamma pidas märke oma pere halvast vaimsest tervisest nii oluliseks, et võttis kasutusele tuletõrje häiresignaali. Kuidas me aga reageerime sellele, kui meie sotsiaalse tervisega on asjad halvasti? Mis asi see sotsiaalne tervis üldse on? Sellest saab paremini aru läbi eituse. Sotsiaalse tervise puudumine tähendab üksildust. Üksildus on kvaliteetsete inimsuhete puudus. See on selliste inimeste puudus, kellega saab rääkida sulle olulistest asjadest. Mis asi on oluline? Sageli on see kaugel nendest teemadest ja küsimustest, mida me teiste inimestega iga päev räägime. Tegelikult pole ju oluline, mida sa telekast vaatasid, mida sõid või tegid või kuidas sa ennast tunned. Samas just sellest me kipume teistega rääkima. Oluliste asjade rääkimiseks pole sageli isegi sõnu vaja. Näiteks siis, kui näitad mingit tööd, millega oled hakkama saanud ja teisel, kes seda näeb, vajub nägu laia naeratust täis. Või näiteks kingid teisele asja, mille kohta tead, et ta seda väga igatseb. Sotsiaalse tervise hoidmiseks on vaja tegelikult inimesi. Selliseid, kellega saab teha midagi, mis on sulle tähenduslik. Täpselt seda on meil aga keelatud COVID-piirangute ajal teha. Või kas ikka on? Sõltub sellest, mida kehtestatud piirangutes näha. Kas me näeme seda, mida ei lubata, või näeme seda, mida pole ära keelatud? See, kuidas me piiranguid näeme, sõltub aga sellest, kas me tajume sotsiaalset tervist sama tähtsana kui füüsilist ja vaimset. Meile ju ei keelatud kokku saada. Lihtsalt see, kuidas kokku saada, erineb tavapärasest. Kui me siiani pole näinud ennast sotsiaalse olendina ja õppinud enda eest seisma, enda sotsiaalsete vajaduste eest seisma, siis peame hakkama seda tegema. Kui me ei saa kohtuda inimestega, kellega saab teha tähenduslikke asju, tuleb see võimalus endale luua. Täpselt nagu me tegutseme, kui on oht, et toit saab otsa või kodu jääb kütteta. Paljudel meist tuleb seda õppida. Ja mõnedel meist tuleb seda õpetada ka oma täiskasvanud lastele ja lähedastele. Üldiselt jäid Eestis kõik tegevused, kus osalesid vanemad inimesed piirangute kehtestamisel soiku. Väga paljudes peredes keelasid lapsed oma vanadel vanematel kodust nina välja pista. Nii mõnelgi tekkis endal paaniline hirm ja ta sulges ennast ise tuppa. Mis on tulemus?
tulemus on sotsiaalselt abitu olend, kes 3-4 kuu pärast ei saanud enam hakkama isegi sellega, et ise poest sisseoste teha. Ta ei osanud enam pangakaarti kasutada. Liiklus jalakäijana oli muutunud hirmutavaks. See pole väljamõeldud jutt, vaid reaalsed lood, mida ma olen kuulnud. Ja need lood vastavad teooriale. Kõik seosed ajus, mis stimulatsiooni ei saa, muutuvad lõdvaks. Ükskõik, kui tugevad need seosed varem olid. Teisipidi on olnud üksikuid kogukondasid, kes kohanesid piirangutega ja jätkasid kooskäimist. Lihtsalt need kooskäimised nägid teistmoodi välja. Koguneti suurtes saalides, kus on palju õhku, hoiti teistest 2 meetri kaugusele, kanti maske, hoiti käed puhtad. Reeglid olid ebatavalised, aga inimesed said kokku ja tegid seda, mis rõõmu pakkus ja kus nad said oma oskusi ja teadmisi kasutada. Head inimesed, näeme jälle. Näeme iseennast uues valguses ja õpime teisi inimesi nägema kui puhast vett, mida meie organism elus püsimiseks vajab.